No nii, ma tulin jälle siia endal metsaannikese juurde ja seekord on kohe eriti palju lammutatud, et pole veel ise mitte midagi näppinud ja selle seina ma sain ju siit valmis pandud. Sellest tegelikult ma saan aru isegi, kui ta ise oleks kukkunud põhimõtteliselt, aga see siit ei tule niisama alla ja poist on väljas. See punn on väljas. Vägev raisk. Jumala äge ikka, et nii tehakse. See Backsionit on ju. Ma ei tea, ma ei saa sellest aru, et miks siis tervet vanni ära ei lammutata. Mida siin käiakse jupphaaval seda tegemas. Pika perspektiivi tagant. Mõte täiesti puudub, aga noh, jah. Ütleme nii, et on ka selliseid loomi olemas ja need ei ole enam nagu inimesed, vaid need ikkagi on loomad. Väga äge on see, eriti kui keegi mu vaatajatest käib seda siin lõhkumas. See on ikka super äge. Vaata hirnu ja mõtle, et kuidas ma seda tagasi ehitan, aga ma ei tulnud täna üldse siia selleks. Tahtsingi nagu näha, et mis sellega siis tehtud on. Ja ise ei tulnud seda siia edasi ehitama ega parandama, vaid endal on natuke teised mõtted. Ja ega selle ma saan teada, kes see siin käib. Nii või teisiti. Mul on omad moodused. Jah. Aga väga huvitav tõesti, et on siis vaja või. Pulk on siin, et nagu see pulk ei kuku lihtsalt sinna, isegi kui ta nagu välja kukuks, et mitte elu seest ei kuku sinna, ta oli nii pidi. Vaiku tuleb, tähendab ta jääks sinna sisse kinni kõvasti. See oleks teistpidi pöörata, teistpidi sisse panna nüüd. Aga jumala ägedad olete ikka, jah. Kes või kes te siin käite, mul pohhui. Aga tegelikult mingi linnuraiba on ka käinud siin. Aga tegelikult ma hakkan varsti pihta sellega, milleks ma siia tulin siis, jah. No nii, aga ma hakkan nüüd lõpuks siis päriselt tegutsema ka, et täna tegelik plaan on siis teha siit sellest surnud kuivand on ju, võtan maha ja teen siin koha peal valmis, kui jõuab lusika. Kui sellest üldse kannatad teha. Täitsa kindel ei ole ka. Nii. Võtame, kuidas me võtame. Siit on juba peaaegu tehkinud, võtame siit. Isegi saab vist sellest alumisest lusust põhimõtteliselt, aga no võtame selle. Võtame praegu siit jupi. Vaatame. Ja seest on täitsa ilus. Teen selle tüki pooleks, noaga puhastan ära ja siis hakkan poolima lusikat. Lusikal kaha tegemiseks on mul eraldi lusikanuga kaasas. Aga noh,
kes ei oma tassust eriti. Mugavusasi. Saab teha ka ilma lusika loata kaha. Nii. Ära puhastame me terve puu. Kasutusse tuleb lihtsalt, siin on pool on juba puhas praktiliselt. Kasutusse võib tulla küll pool sellest hetkel, aga puhtaks läheb terve. Ülejäänud pool ma arvan, et tuleb kaasa. Või siis ma tulen lähitulevikus tagasi siia. Aga teile teadmiseks siis, kes mujalt pole teada saanud, ei ole kuulnud enne, et selle onni ehitamise ma siin videota siis lõpetan ära. Ja natuke plaanid muutuvad, aga onni ma endale teen ja kunagi on videotest ka seda jälle näha. Et mida te arvaksite sellisest matkavideotest, et võtan neid RMK matkaradast ette. Nii, vaatame nüüd, kuidas me teeks seda. Siin on oks, teise poole ei ole. Kuidas lihtsam oleks? Kuidas ta lihtsamini pooleks läheks? See oks läheb siia. Siin on ka oks. Siin on oks. Okei. Siis tuleb siit ära see, oota, tsenter on muidu siin. Ei, võtame siit poolt. Okei, teeme niimoodi, vaatame mis saab. See võib täitsa pekki ka minna. Ei läinudki. Nii. Mõtleme veel, siin on oksa koht. Kas me teeme ta lühemaks või ei tee? Okei, põhimõtteliselt proovime nüüd ära teha siis. Praegu ma üritan selle, kui õnnestub, nüüd siin on ikka päris hullud oksad sees, aga lusika saba välja lüüa. Kui te ei taha väga minna, siis üleliia pole mõtet pressida. Enamasti need oksad lähevad ikkagi läbi, aga ootame. Nii. Kui enamasti käib tegelikult üle poole lusika tegemist isegi kirvega, põhikuju tuleb välja taguda kirvega,
Siis kirvest ma seekord ei viitsinud kaasa võtta. Ma pean endale kirvele ka uue varre taha panema. Vana lihtsalt ei sobi mulle. Ja siis saab kirvest ka kaasa vedada uuesti, aga kirjul oleks vaja tupka teha veel. Ainuüksi kirvega lusikat teha algusest lõpuni on natuke tüütu ja natuke raske, aga mitte midagi üle mõistuse keerulist. Kuigi ilus muster sellele kadakal alati on. Nii, mis ma nüüd tegin? Siit jookseb pragu, mis võib-olla hakkab segama. Kas see läheb katki või ei lähe, ma ei ole kindel veel. Praegu ei saa aru veel, kas ta läheb katki või ei lähe. Aga nimelt ta võib katki minna. Otsast vaadates ei tundu väga hull, aga ma ei tea, kui sügav ta siit on. Ühesõnaga see asi ei pruugi enam välja tulla, aga võib-olla ikka tuleb. Ei, see praegu on ikkagi natuke liiga suur, ühesõnaga sellest saab teha põhimõtteliselt pannilabida. Et seda siit saab veel välja, aga lusikat ei saa teha. Ja sellest ma ei hakka lusikat tegema. Nii, et võtab järgmise tüki ja vaatab uuesti. Jah. No nii, ma võtsin nüüd teise tüki. Ja nüüd sellega on natuke keerulisem üks asi, aga ehk ei tekita muret. No see oks siin. Ja. Ma arvan, et tuleb hoopis nüüd kolmas võtta. Ja seda ma vaatan jälle järgmise. No nii. Mõtlesin natuke aega ja mõtlesin niimoodi välja, et kuna tegelikult on väga raske leida kadakalt sellist sobivat tükki, siis võtsin kase hoopis. Ongi lihtsam. Kadakad lähevad pannilabideteks. Nüüd on küsimus, kas see on marjakask. Esmapilgul nagu ei ole nii, et ei usu.
Siis ta oleks kohe näha olnud. Siin on ka nüüd oksa kohta, aga selle ma jätsin suht meelega sisse. Sest selle ma löön siit välja. Aga oi kui... Ah jah, vaatame. Raske on ikka tükki saagida, kui saag on mingi sitt asina. Nii, vaatame. Siin on ja siin on. See ongi tegelikult natuke küsimus. Ma saan selle siit küljest eraldi ära ikkagi. No nii. Vai kui lihtsalt see läks. Ikkagi rabakaske ei jookse sirgelt. Seest lainetab kõik. Mis tähendab, et raske on foolida. Aga kuna ta on markpuu, siis on ikkagi see teeb nagu lihtsamaks. jah, see saab raske olema. Nii, praegu tunda järgi ütlen niimoodi, et täna see asi ikkagi valmis ei saa. Ja homme ma siia metsa ei kavatse tulla. See on ka põhjus, miks tuleks kirvega teha. Palju kiiremini saaks.
Noh, meenutab juba lusikat. No, selline osa on juba valmis. Nüüd ma katsun ära teha selle saba talle. Lahtame selle ka siin peal. No päris hea lusika moodi juba. Oleks nüüd tõesti kirves või nuga oleks natuke teravam siis ja käsi poleks nii väsinud, siis teeks ta isegi paremaks, aga noh, neid lusikaid saab elu jooksul nii palju tehtud, et üks võib ka koledam välja tulla. Nii, okei, väga iseloomuliku kujuga, aga ma teen kaha ära talle. Ma arvan. Jah, ma teen talle kaha ära juba. Ma niikuinii teda lõpuni ei tee veel täna. Täiesti nagu kasutusvalmis, või noh, metsas sa võid kasutada seda nii, aga puhta lõikega on nagu kõige ilusam ja kõige loogilisem ja parem teha ja loomulikum, mida kõik puukäsitöölised teevad. See ongi originaalne, õige, aga mul ei ole see puhas lõige veel nii puhas, aga siin on oksa koht, läheb natuke raskeks. Aga kuidagi saame siit ka läbi. Kui ma nüüd viitsiks ja oleks rohkem aega, siis no võib-olla kunagi teen selle video ka, kus ma teen ainult selle suure bussiga kõik valmis selle lusika, aga ma ei tea, kas ma viitsin teha seda. Nagu ma olen juba rääkinud, et ma ei viitsi tegelikult enam teha neid videoid, aga
No videoid viitsin teha, aga mitte monteerida. Selles ongi asi, et neid videoid ma ei viitsi enam monteerida, need on igavad. Sisutühjad. Tekib küsimus, et miks ma siis sisurikkamaid ei tee, aga rohkemat sisu ei tooda, aga noh, ei oska nagu niimoodi teha. Sellel teemal seda sisu niimoodi rohkem. See nuga tuleks ka ära teritada. Kuradi ilus muster ikka. Aga mida ilusam muster, seda halvem on teha. Mida ühtlasem ja klassikalisem muster. Oh my god, nii ammu pole teinud, raane on nii valus. Mida ühtlasem muster, korralikum muster, seda parem. Oih. Tegelikult ma arvan, et ma lähen vahepeal koju ära ja filmin tagahoovis edasi. Teen edasi seda, et ma puhkan, kui ma viitsin täna teha. Rusikas tuleb valmis saada igastahes põhiline osa enne seda, kui ta ära kuivab. Muidu läheb asi pekki juba. Issand, kui ägedalt siit see puumuster ikka on. Siit tulevad kaared sisse, siit. Nii äge. Saan nüüd aru siis, kuidas jookseb. See on ikkagi juba Maarja Kase laadne. Hästi kõverik puu oli ka. Sirgemat juppi oli raske leida sealt. Nii, ma ei taha, et mu käsi homme liialt valutaks. Siis ma pakken praegu siin kokku, lähen koju ja teen seal edasi mingi aeg, kui viitsib. Aga noh, põhimõte on olemas, et selline ta tuleb. Ja super. Minu meelest. Nata nagu lühikese sabagaga. Vahetele. Praegu on päris raske kõva siuke. Aga noh. Eks ootab siis hiljem edasi. Praegu läheb välja siit. Jah, nägemist. Ja nii, ma olen nüüd juba väga pikka aega kodus. Praegu mul sealpool on jänes, aga kaamerast nagu nii näha ei jääks hetkel ma isegi enam ei näe. Aga põllu peal on, okei. Nii, sipelgas ära. Põhimõtteliselt istun sipelgapesa otsas, aga ma hakkasin seda juba natuke edasi tegema, siis ma mõtlesin, et kuna ma natuke tahaks seda nikerdada, mõtlesin ikkagi muidu, et ma ei viitsi väga. Panin küll asjad valmis, et hakkan filmima, aga hakkasin põletama. Oli parem mõte, et vajalikum. Asi, mida päriselt on vaja teha ja mõtlesin, et ei viitsi ära teha, aga kuna kõik oli tegelikult valmis juba, siis hakkasin seda nikerdama, mõtlesin, et panen siis kaameraga käima. Et natuke siis veel näitan seda tööd, et tegelikult hakkab kohe sadama ja õudselt palju putukaid on juba. Nii kui esimesed soojad ilmad, siis esimene äike oli ära, siis kohe hakkavad putukad tulema, kõik on roheline juba ümberringi.
ja kuradi nüüd täna nägin esimesi sääski juba korralikumalt, et mingeid sääselaadseid asju olen juba näinud enne ka. Peaaegu pool kuud tagasi, aga päris sääski ei ole veel olnud. Minu teada. Ja nüüd, nagu näha, siis võtsin endale voolimisnoa päris. Praegu ma siis voolin aina rohkem välja seda lõppkuju kogu aeg. Võtan õhemaks. Ja siis selline asi ta tuleb. Jube raske on lõigata, kuna see on see rabakask, et igasugust keerud asjad sees. Ja. Vaata, kui muidu need oksad on hästi kõvad, siis kui puu on märg, siis ta lõikab siit läbi kohati lihtsamalt kui lihtsalt mingeid kaarakohti. Võtab oksa paremini kui mingeid kõverusi siin. Siin on nüüd 1, 2, 3, 4, 5. 5 oksa kohta. Iga lusika sees. Mul pole kunagi nii palju olnud vist. Ja kui ta enne kõik välja voolida valmis teha, kui ta ära kuivab, siis enne seda kõik see tähtsam osa tehtud saab. Siis kui oksakohad ära kuivavad, no siis enam ei lõika neid ainult masinaga. Lihtsalt lõhud tööriistad ära. Siis ei saaks enam midagi teha. Ehk siis, kui mul motivatsioon üle läheb ja täna ma seda valmis ei saa, siis siis jääb ta kunagi ikerdamiseks, kui enam midagi muud teha ei ole. Vaadata, millega seda korda saaks teha. Põhimõtteliselt jah, tegelikult on juba teada, et milline see välja tuleb ja loodetavasti ta ikka tuleb välja. Siit enam kitsamaks ei saa minna, ta peab nii jääma, nüüd tuleb ära viimistada lihtsalt see osa, aga siit saab ikka väga palju veel ära võtta. Mingi pool sentimeetrit, võib-olla isegi sentimeeter, kui ta natuke teistmoodi läheb. Aga oi, see nuga on ikka väga terav. Aga ma arvan, et see jääb praegu ka niimoodi. Et või kas ma võtsin lusikanoa või? Mul ei ole lusikanoaga kaasas. Et ma mõtlen, ma lähen toon toast lusikanoa ja teeb natuke edasi veel. Ja. No nii, jõudsin just õue tagasi ja tundsin, et nina peale tuli piisk, et nüüd hakkaski just sadama. Aga teen nüüd seda natuke ikkagi edasi. Nüüd hakkab juba päris tihedalt tiputama. Täna lubas ka äikest tegelikult, et tuleb vist tuppa ära minna mingi hetk nüüd jälle.
kui see asi mul päriselt valmis saab, püsivust jätkub, siis on see kõige ilusama mustriga, mis mul just tuleb see lusikas. Tegelikult põhimõtteliselt saaks kõik selle lusikanoaga ainuüksi ära tehtud, sellepärast et peaaegu kõik. Kui see põhikuju oleks valmis, klott oleks valmis tooriks, siis edasi saaks kõik ära voolitud sellega. Välja lõigatud vist puust ei saaks, aga ei tea, ei ole proovinud. Aga üle poole lusikana on küll selle noaga valmis teinud. Ainuüksi sellega. Kui kellelgi vaatajatest on kabjanuga kodus, mida on nõus ära andma, siis võtaks vastu väga hea meelega. Ja see on ikka väga kõva puu. Ühesõnaga, tegelikult saaks juba nii, et kasutama hakata ju. Või mis? Selline ta nüüd selle videoga jääb siis. Ja võib-olla vaatab mingi aeg edasi, võib-olla mitte, aga põhimõte on olemas, kuidas ise teha, et super, subscribe, like, comment, share ja näeme järgmises pisut seda videot.